Kuidas joonestada võrdelise seose graafikut? Olgu meil antud funktsioon y võrdub 3x. Sa pead teadma iga selle funktsiooni puhul, mis on tema graafikuks. Ja sa pead ära õppima selle, et võrdelise seose graafikuks on sirge. Ehk ma tean, et sirge joonestamiseks on mul vaja 2 punkti võtta tabelisse. Nii, ma teen sellise väikse tabeli. Nüüd tüüpiliselt ma võin iga kord võtta need punktid, mis ma x-i väärtusteks võtan, -2 ja 2. Need on sellised punktid, mis on üksteisest piisavalt lahus, et kui ma nende punktide järgi joonlaua paika panen, siis joonlaud ei hakka mängima, sest kui nad on liiga lähestikku, siis joonlaud natukene mängib ja sa paned paar millimeetrit mööda, aga mida kaugemale sa seda sirge joonestad, seda rohkem viltu ta tegelikult vale koha peale tuleb. Nii. Ja samas on need arvud piisavalt väiksed, et sa ei pea väga suurt koordinaatteljastikku tegema. Siin on muidugi mõned erandid, millest ma kavatsen sulle rääkida järgmises videos. Aga üldiselt ma võin võtta, et kui mul on võrdeline seos, ma tean, et graafikuks on sirge, ma võin tabelisse võtta 2 punkti, -2 ja 2. Ja nüüd ma arvutan vastavalt sellele oma valemile y koordinaadid välja. Ehk ma võtan selle -2, panen siia x-i asemele. 3 korda -2 on -6. Ja võtan nüüd 2, panen siia x-i asemele, 3 korda 2 on 6. Mul on punktid olemas. Järgmine samm on võtta kätte harilik pliiats ja joonlaud ning teha mööda ruudujooni kenasti koordinaatteljastik. Niimoodi, et mul on siin üleval nool ja ka paremal nool. Ehk siis see horisontaaltelg on x-telg ja vertikaaltelg on y-telg. Nii, ja me kõigepealt määrame ära, kus need punktid on. -2, -6, x-telje pealt -2, y-telje pealt -6. Ehk kõigepealt Super Mario jookseb, võtab x-telje pealt ja siis hüppab auku, jah? Ehk see punkt on mul siin. Vaatame teist punkti, 2, 6. Kõigepealt jooksen 2-ni ja siis hüppan 6-ni. Nii. Ja nüüd ei jää mul muud üle, kui siit sirge läbi tõmmata. Valmis! Head harjutamist!